USA senaator Lindsey Graham suri 71-aastaselt pärast lühikest ja ootamatut haigust. Teatatakse, et tal tekkis südameseiskus. Graham oli hiljuti naasnud reisilt Kiievist, Ukrainast, kus ta kohtus Ukraina presidendi Zelenskiga ning pidi pärast naasmist esinema NBC Newsi saates Meet the Press. Graham oli senati eelarvekomitee esimees ja taotles novembris oma 5. 6-aastast senati ametiaega. Oma senatori ametiajal oli Graham olnud Iisraeli toetaja ja töötanud Iisraeli valitsuse toetamise nimel. Juba 2024 aastal lubas Graham kehtestada sanktsioonid riikidele, kes täidavad rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärusi Iisraeli ministrite suhtes. Ma lähen tagasi kongressi ja esitan peagi seaduseelnõu, mis kehtestaks sanktsioonid igale riigile, kes üritab täita vahistamismäärust Iisraeli vastu. Nii et sa võid olla lähedane liitlane. Kanada, Suurbritannia, Prantsusmaa, ükskõik milline neist. Kui sa pead seda vahistamismäärust legitiimseks, siis kohtad Ameerikas tugevat kaheparteilist vastuseisu. 2023 aasta oktoobris, vaid 15 päeva pärast 7. oktoobrit, ütles senaator Graham, et tema arvates oli Iraan 7. oktoobri sündmuste eest vastutav. Mõte, et see juhtus ilma Iraani osaluseta, on naeruväärne. 93% eelarvest aastakümnete jooksul, väljaõpe, varustus, kõik tuleb ajad olla käest. Ma tulen siia, et anda Iisraelile teada, et Ameerika on teie kõrval. Ma tulen siia, et anda Araabia maailmale teada. Teeme rahu, kus see on võimalik. Hamasi hävitamine ei kuulu läbirääkimisele. Kuidas me seda teeme, sellest räägime. Graham toetas samuti Ukrainat nende sõjas Venemaaga ning avaldas sageli avalikult oma seisukohta, et USA valitsus peaks toetama Ukrainat ja kaitsma selle piire. Me aitame teid, kuid peame ka mõistma, et Ameerika maksumaksjal ja Ameerika rahval on samuti oma vajadused. Ma olin president Zelenskiga väga otsekohene. Võite oodata, et ma olen alati teie poolel. Kuid ei ole ebaõiglane, kui ma palun teil ja teistel liitlastel võimalusel ka vastu tulla. Senator Grammel ja president Trumpil on olnud pikk töösuhe. Nad ei ole alati olnud ühel meelel, kuid nad on koos töötanud ning ta toetas president Trumpi presidendikampaaniat, kui Trump teatas, et kandideerib uuesti 2024 aastal. Ja minu kauaaegne sõber, me ei ole alati ühel nõul, aga see on ka okei. Aga ta on suurepärane mees, suurepärane poliitik tegelikult ja suurepärane inimene, kes armastab teie osariiki, senaator Lindsey Graham. Aitäh, Lindsey, aitäh. Reageerides Grahami ootamatule surmale postitas president Trump. Senaator Lindsey Graham, üks parimaid inimesi ja senaatoreid, keda ma kunagi olen tundnud, on surnud. Ta töötas alati ja oli tõeline Ameerika patriot. Lindsey Grahamist jääb väga puudus. Üksikasjad ja korraldused tulevad hiljem, väga kurb. President Donald J. Trump. Paljud Iisraeli ametnikud on avaldanud kaastunnet ja jaganud oma mõtteid senaator Grahami kaotuse üle. Peaminister Netanyahu jagas, et Lindsey mõistis, et Iisraeli ja Ameerika julgeolek on lahutamatud. Ta pühendas oma elu Ameerika kaitsmisele, meie liitluse tugevdamisele ja vaba maailma eest seismisele. 14. peaminister ja opositsioonijuht Yair Lapid postitas, et Lindseyl oli vankumatu moraalne selgus, sügav pühendumus Iisraeli rahvale ning selge visioon turvalisest ja rahumeelsest Lähis-Idast. Senator Lindsey Graham töötas mitte ainult Ameerika rahva heaks, vaid ta võitles ka juudi riigi ja Ukraina eest. Ta uskus riigi õigusesse end paitsta. Ta tegutses selle filosoofia järgi iga päev. Selle teema kohta räägib meile rohkem Mark Schulman, raamatu Tel Aviv Diary autor ja Newsweeki kolumnist. Mark, aitäh, et meiega liitusite. Millise poliitilise pärandi jätab Graham endast maha? Ma ütleksin, et kõik neist. Esiteks, loomulikult Iisrael jääb teda alati igatsema. Ta on kaugelt üks tugevamaid toetajaid, kes Iisraelil on senatis olnud ja kindlasti ka vabariiklikus parteis praegu. Ukraina puhul ei ole kahtlustki, et ta oli kogu sõja vältel Ukraina tugev toetaja. Ja lõpuks ka NATO ise võlgneb tänu Lindsey Grahamile selle eest, et ta võitles Trumpi administratsioonis selle nimel, et jätkata NATO toetamist nii palju kui võimalik. Lindsey Graham tegi kokkuleppe. Mõned inimesed ütleksid, et see oli kokkuleppe kuradiga.
Kui sa lähed tagasi aastasse 2016, kui ta kandideeris president Trumpi vastu, oli ta tema suurim kriitik, kutsudes teda jobuks, öeldes, et ta ei saa kunagi võita, igasuguseid kohutavaid asju. Ta oli 2016 aastal kõige häälekam kandidaat president Trumpi vastu. Ta kandideeris tema vastu koos kõigi teistega, kes tema vastu kandideerisid. Aga kui president Trump valiti, otsustas ta sõjakirvest maha matta ja mingil põhjusel nõustus president Trump samuti sõjakirvest maha matma. Ja neist said golfikaaslased, nad said üsna lähedasteks. Ja nii otsustas ta, et administratsiooni sees, nii-öelda Trumpi laagri sees, võib tal olla suur mõju. Ja näib, et tal ongi olnud. Ta on selgelt olnud Iisraeli osas peamine kulissitedagune mõjutaja. Tal ei ole alati õnnestunud Ukraina puhul. Teisalt suutis ta siiski ohjeldada president Trumpi kõige hullemad instinktid, mis puudutavad Ukrainat. Ja see on teinud suure vahe. Ja sama kehtib ka NATO kohta. Ta on rahvusvaheliselt meelestatud poliitik. Ta on vanakooli vabariiklane, kes usub, et Ameerika koht maailmas on olla see särav valgus mäe otsas, mida paljud vabariiklased enam ei usu. Ja ta on seda kehastanud. Kõik need inimesed, kes arvavad, et Ameerika Ühendriigid on eriline paik ja neil on maailmas eriline roll, jäävad teda igatsema. Nüüd ütles peaminister Benjamin Netanyahu, et Iisrael kaotas, nagu te mainisite, sõbra ja et ka tema isiklikult kaotas sõbra. Kas te saaksite rääkida nende isiklike suhete tähtsusest poliitikas ja sellest, kuidas need kujundavad poliitikat, mis lõpuks välja kujuneb? Olgu, peame selle 2 osaks jagama. Teate, see on ajaloo suur teooria. Mis on olulisem? Inimesed, eesmärgid, majandus, kõik need asjad. Ja mina olen üks neist, kes usub, et see on segu kõigest. On selge, et teatud inimestel on isiklikud sidemed, mis on olulisemad kui teistel. On selge, et president Trumpi jaoks on isiklikud sidemed üks tähtsamaid asju. Ja ma arvan, et siin oleme näinud seda silla loomist, sest Lindsey Grahami ja president Trumpi vahel on olnud hea, suurepärane isiklik suhe alates sellest ajast, kui Trump valiti. Ja tal on olnud see isiklik suhe mitte ainult peaminister Netanyahuga, tal on olnud isiklikud suhted kõigi peaministritega. Mitte, et neid oleks olnud nii palju, aga tead, tal olid isiklikud suhted ka teiste peaministritega, samuti kogu poliitilises spektris. Ta tundis Iisraeli hästi. Ma ei tea, mitu korda ta täpselt siin käinud on. Olen kindel, et see on rohkem kui 20 korda. Ta oli sage külaline ja ta oli asjatundlik ning inimesed austasid teda tema teadmiste pärast. Ja taas isiklikud suhted muidugi, teate, president Trumpi isiklik suhe Netanyahuga on selgelt mõjutanud tema valmisolekut uskuda või mitte uskuda seda, mida peaminister Netanyahu ütleb. Isiklikud suhted on teatud piirini väga olulised. Me peame seda meeles pidama. Isiklikud suhted ei kaalu tavaliselt üles riigi rahvuslikke huve. Seega isiklikud huvid kõrvale jättes, kui rahvuslikud huvid põrkuvad isiklike huvidega, siis sageli või tavaliselt jäävad peale rahvuslikud huvid. Aga Lindsey Graham on ainulaadne. Ma ei usu, et Ameerika poliitilisel maastikul oleks olnud kedagi, kes oleks olnud nii vankumatu Iisraeli toetaja läbi raskuste ja rõõmude ega ka Ukraina toetaja. Ja ma arvan, et ta on väga ainulaadne ja eriline. Nagu ma ütlesin, nii Iisrael kui ka Ukraina hakkavad teda tema praegusel positsioonil Ameerika poliitikas väga igatsema. Hästi, Mark Schulman, aitäh teile tänase panuse eest. Nagu me just kuulsime, oli senaator Graham kindel Iraani vastase sõja toetaja. Tema surm on põhjustanud pidulikke postitusi Islamivabariigist, kus Iraani riigitelevisioon rõõmustab hilise senaatori lahkumise üle. Kuulame seda. Lubage mul teile öelda. Lindsey Graham on nüüd ilmselgelt põrgusse läinud. Lindsey Graham on surnud ja läinud põrgusse. Me õnnitleme Iraani rahvast selle sõjaka Iraani vastase Ameerika senaatori surma puhul. Selle teema kohta räägib meiega i24 News Englishi Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Oseran. Ariel, me kuulsime siin, et senaator Graham oli peaaegu tingimusteta Iisraeli toetaja ning tema surm on tõesti tekitanud omamoodi viraalse postituste tulva Iraani eri paikadest ja eri poliitikutelt. Mida veel me näeme? Jah, vaata, Iraan on riik, mis on kaotanud oma ülemjuhi. Nad just lõpetasid tema matmise. Nad kaotasid oma juhtkonna 2 kõrgeimat taset. Nii et iga kord, kui nad saavad näidata kellegi peale teisel poole, keda nad peavad vaenlaseks ja keda nad tajuvad liidrina, isegi kui ta ei olnud otsustajate laua taga,
Nad kasutavad seda võimalusena hoobelda, öeldes, et meie kaotasime oma silmapaistev ametnikud, teie kaotate nüüd omad. On ilmselge, et siin ei ole, see pole isegi õunte ja apelsinide võrdlus, see on nagu õunad ja kirstomatid. See tähendab, et mingit võrdlust ei ole. Aga nad otsivad pidevalt võimalust oma mainet päästa ja näidata, et nad ei ole kehvemad. Nad ei ole kannatanud sellisel määral kaotusi, nagu nad tegelikult on kannatanud. Ja kui see nii on, siis ka siin praegu kaotab USA oma silmapaistvaid tegelasi. Ilmselgelt ei juhtunud see lahingus, see juhtus haiguse tõttu. Nii et siin pole mingit võrdlust, aga reaalsus ja iraanlased ei ole kaks elementi, mis sageli kokku puutuksid, eriti nüüd, kui režiim on julgustunud. Nii et me ei peaks sellest liiga palju välja lugema, nad lihtsalt kasutavad seda võimalust, et uhkeldada ja näpuga Ameerika Ühendriikide poole näidata. Lõppkokkuvõttes oli ta tõesti väga kindlameelne Iraani vastane hääl, keda peeti mõjuvõimsaks president Trumpi otsuste mõjutamisel Iraani küsimustes. Väga karmi joone esindaja. Nii et selle Iraani vastase karmi joone esindaja kadumist pildilt võib nende silmis nii näha. Nad võivad seda pidada võiduks, kuid tegelikult on see nende poolt väga nõrk katse oma nägu päästa pärast suuri kaotusi lahingutes. Hästi.